meil on mingisugused andmed, nendega saaks midagi teenida, saaks mingit väärtust võtta. Selle andmete väärtustamine ettevõttele läbi andmete ja andmetöötluse väärtuse loomine, seda räägitakse seal kindlasti väga palju rohkem ja võib-olla väga palju huvitavamalt, kui seda tehakse Euroopas. Tere tulemast kuulama saadet Laomees ja Torumees. Täna on meil saates külas Martin Peter, kes on ettevõtte Airomari partner ja muude asjade hulgas ka andmeekspert ning räägime andmeüritustest ja üritustest ka laiemalt. Tere Martin, tere Lauri. Tere, tänud kutsumast. Õhtust. Ma kohe alustan sellise küsimusega, et me oleme suhelnud aasta jagu peaaegu sellel Tallinn Data Weeki, organiseerisime koos ja siis sa mingi hetk tulid ja ütlesid, et jaa, kuule, et ma käisin Soomes ja ma rääkisin seal Snowflake'i inimestega ja siis mingi teine kord oli midagi sarnast, et kuule, et ma käisin seal ja rääkisin mingite nende inimestega ja ma käin seal USA's vahepeal ja siis ma räägin nendega ka ja siis mulle tol hetkel ei olnud nagu mahtu aru saada sellest, et kuidas see nagu käib, sellepärast et mina ja Kristo, et me nagu käime tööl ja Kristo käib koolis õpetamas ja siis me kord aastas või paar korda aastas satume kuskile üritusele, kus inimestega rääkida, aga sa teed seda kuidagi teistmoodi ja tundub, et kasulikult. Pigem on see kõik seotud sellega, mida sa just ütlesin, ma käin ka valdavalt tööl. See teema, mida me pakume, ehk siis tehnoloogia juhtimine teenusena, et ilmselgelt suur osa sellest ongi erinevate ettevõtetega läbikäimine, see on siis nii võimalike klientide poole pealt kui ka eelkõige võimalike partnerite poole pealt. Ja kuna meie väärtuspakkumine on leida klientidele kõige sobivamad lahendused, siis ilma selleta, et tunda neid lahenduse pakkujaid ja tunda neid lahendusi võimalikult lähemalt, on see suhteliselt võimatu ülesanne. Ehk siis regionaalselt ma ise olen ka eelkõige seotud nüüd Lääne-Euroopa ja ka Ühendriikide klientuuriga, ehk siis sealt kaudu tuleb ka see regionaalne valik teise koha pealt muidugi, kui nüüd ausalt vaadata, mis toimub näiteks andmemaailmas ümberringi, siis valdav osa üritusi ongi just seesama idarannik, läänerannik ka, aga see on põhimõtteliselt seesama, mis idarannikul lihtsalt teisele seltskonnale mõeldud. Ja üsna palju sedasama kordub ka Euroopas, kuigi ma pean ütlema, et Ühendriikide ja Euroopa üritused on siiski üsna erinevad. Ja kui me räägime nüüd sellest, mis siin toimub lähiümbruskonnas, siis nii Helsingi kui Stockholm on ikkagi väga selgelt Põhjamaade andmetemaatika pealinnad. Kuigi jah, me nüüd sügisel alustasime siis Tallinna osaga, et näed, kui kaugele me sellega jõuame, et kas meil õnnestub see ka suurema kaardi peale saada või nii. Aga sa oled seda mõnda aega teinud, et ma mingi hetk vist aasta tagasi uurisin, et mis üritused on üldse tulemas, ma leidsin mingisuguse umbes mingi European Conference portali või mingeid taolisi asju ja siis see, mis ma sealt üles leidsin, oli nagu suht suvalised asjad. Et kuidas see info sinuni jõuab ja kui palju ette sa neid oma käikusid planeerid? Ma ise tegelikult jälgin päris mitut erinevat portaali. Kuna ma olen mõnda aega juba olnud, siis ma lihtsalt mingid korduvaid üritusi tean. On üks väga hea just andmeteemadele keskendunud portaal, kuhu pannakse üles. Ma arvan, et kõik vähemalt sellised 500-pealised konverentsid, mis ükskõik kus maailmas toimuvad, et ma võin pärast jagada URL-i, kindlasti teistel on see ka huvitav, kus on siis niisugune väga hea, kus on nagu sisuline jagamine mingite tagide kaudu, pluss siis geograafiline ja keeleline, et alati on see huvitav küsimus, et kui Varssavis on mingisugune äge andmeanalüütikale keskenduv konverents, et kas see juhuslikult on poola keeles või inglise keeles, teinekord ei ole sellest väga lihtne aru saada, isegi kui
kui kogu sait on näiteks inglisekeelne, siis üks minu kogemus oli, et lendasin kohale, läksin sisse, kuulasin 4 tundi järjest poolakeelset juttu. Networking'u mõttes oli kindlasti huvitav, sest et nad kõik olid nõus inglise keeles rääkima, aga sisu mõttes mul ei olnud veel tollal sellist telefoni ka, mis oleks lennult tõlget teinud, nii et oli nagu suhteliselt maha visatud aeg. Aga jah, üks on see ja teine on muidugi see word of mouth, et sa kohtud inimestega, kes sarnaste teemadega tegelevad ja sa küsid neilt lihtsalt, et mis on need teised ägedad kohad, kus te käite. Ja võib-olla see on üks asi, mida ma täiesti kurvalt ei jõudnud teha siin Tallinna konverentsil. Ma nägin kõvasti sellega vaeva nüüd Soome konverentsil, nii et seal mulle näidati päris mitte või soovitati päris mitut Hollandi konverentsi. Ma olen vist viimati käinud umbes 5 aastat tagasi. Hollandis on kuidagi masinõppe ja just andmejuhtimine, inglise keeles on see data governance'i teemad on väga sellise süvakäsitluse osas kuulsad millegipärast. Kui sa nüüd käid nendel erinevatel konverentsidel, kas sa mõõdad ka kuidagi, et mis see tulemus on, lähed sa nagu mingite eesmärkidega konverentsidele, ma mõtlen, et eriti kui sa käid pigem Lääne-Euroopas ja USA idarannikul, et need konverentsid ja lennud sinna ei pruugi teab mis odavad olla, et see peab ennast ka piisavalt hästi siis ära tasuma sulle või kuidas sa seda lahti mõtestad? Eks ma muidugi üritan seda kõike niimoodi kokku ajada ka oma muude tegevustega. Ehk siis kui mul on asja Bostonisse või Washingtoni oma kliendi juurde, siis ma üritan seda ajatada niimoodi, et seal lähedal on siis ka mingi üritus, kus ma saan ära käia, et see ei oleks nagu täiesti mingisugune eraldi kulu. Euroopaga on kindlasti väga palju lihtsam, et jah, Inglismaal vahel on kallim käia, vahel mitte. Amsterdam on ka selline umbes sama suurusjärk. Et see kulunumber ei ole väga suur, aga mis puudutab konverentsi ettevalmistamisesse, loomulikult ei ole mõtet minna konverentsile uudistama, oi, mida seal nüüd räägitakse, et ilmselgelt suur osa sellest on see kava, tuleb läbi vaadata. Mind tavaliselt huvitavad 2 põhiteemat koos. Üks on see, et kas on mingisugune tehnoloogia või mingi toode või mingi ütleme siis protsess, tegevus, millest me siiamaani eriti kuulnud ei ole. Ja siis teine pool on seal, et kas on mingi klientuur või mingisugune kliendisegment, kes on kohal, kes mulle isiklikult rohkem huvi pakub. Aga kõige selle kohta, üks asi on jah, Lääne-Euroopas, Ühendriikides, neid samu asju juhtub ka Eestis siin koha peal, üsna huvitavaid. Kas või, kui ma nüüd õigesti mäletan, üleeile ma käisin ühel konverentsil Tallinnas ja seal räägiti ka suhteliselt minu jaoks uuest tooteplatvormist või tooteportfellist, kus on siis klassikaline ERP ja CRM ja üllatavalt sellised 4 tähte nagu ITSM, kes teab, see teab, mida nad tähendavad. Ja väga suur osa sellest konverentsist möödus arutelul, kuidas tehisintellekti paremini tööle panna. Ehk siis veel kord puhtalt andmekonverentsid ja mingid teised tootekonverentsid on hakanud üsna kõvasti üksteisele lähenema ja kui ma nüüd nägin, et et selline huvitav toode on, kui keegi teab, mis asi on Zendesk, ma loodan, et te teate, siis põhimõtteliselt toode on samaväärne kui Zendesk, aga suurusjärk 2 korda odavam. Nii et loomulikult päris paljudele inimestele võiks see huvi pakkuda, mis selle kõigega teha saab. Ja vähemalt sama võimekas tehisintellekti osas kui Zendeski vaade. Et lihtsalt näiteks. Kuidas näiteks paremini ette valmistada? Alati on, mida varem see kava ette tuleb, seda parem on. Ja siis teine asi on see, et kuna ma suhteliselt palju tootetiime siinkandis juba tunnen, et näiteks kui Snowflake tuleb välja,
et me nüüd tahame seal konverentsil rääkida mingist sellest teemast sügavamalt. Väga hea näide oli viimane Helsingi Data Week, kus nad tõid siis ette oma OpenFlow teema lõpuks ka siinkandis. Siis ja mind see hetkel väga huvitab, siis ma kirjutasin neile, ütlesin, et väga tore tahate sellest rääkida, et see on nagu see, millest me tahaks pärast veidi rohkem ka kuluaarides edasi rääkida. Et niimoodi saab sellist kasu toovat sisu endale juurde luua suhteliselt väikse vaevaga. Kui palju see ülekattuvus on, et need Põhja-Euroopa ja Baltikum ja Poola ja Holland sa mainisid, et ja noh, word of mouth nagu viitab sellele, et inimesed käivad, on ju. Aga et kas see ülekattuvus on pigem nagu 10% või 80% või see ülekattuvus võib olla inimestes nagu 100%, aga teemades mitte nii väga, et pigem vastupidi, et no ega ikka Euroopa inimesed väga palju Ameerikasse ei satu. Et jah, on muidugi erinev, noh, on need, keda me kõik juba tunneme niikuinii, kes siis käivadki konverentsile, et see on nagu omaette seltskond. Aga reaalselt tehnilised esinejad ja loomulikult kliendid, et nende selline geograafiline piirkond on ikkagi üsna piiratud. Et loomulikult üsna palju Eesti suurfirmasi esindajad leiab Londoni konverentsidelt jätkuvalt. Ja veedetavalt ka sellel samal, mis ma just ütlesin, et Hollandis on üsna huvitavad konverentsid, et ka seal olevat päris palju eestlasi nähtud. Aga noh, 90% eestlasi jääb tõenäoliselt siia Eesti piiresse, parimal juhul lähevad Rootsi ja siis suuremate võimalustega ettevõtetest minnakse Londonisse. Et vähemalt see on mu enda kogemus. Kui me nüüd teemadest räägime, siis teemadega on huvitav, et noh, loomulikult kõik räägivad tehisintellektist, ükskõik kuhu see sisse ei astu tänapäeval, kõik räägivad tehisintellektist. Kuidas sellest räägitakse, on hämmastavalt erinev. Kui me räägime näiteks Põhjamaadest, siis Põhjamaades räägitakse valdavalt sellest, kuidas mingeid teemasid lahendada, kuidas midagi teha. Ehk see how to on selline väga kuum asi. Mida kaugemale Lääne-Euroopasse läheme, seda vähemalt mu enda kogemus ütleb, seda rohkem räägitakse, miks ei peaks. Loomulikult mitte nii otseselt väljendatuna, aga see governance, kontroll, mõjuanalüüs, kõik need on väga palju rohkemad teemad. Ja kui me räägime Ühendriikides toimuvast, siis hämmastavalt suur osakaal seal on, et kuidas me sellest ikkagi raha teeme. Ehk siis võib-olla vähem fookust on sellele, et kuidas ma nüüd selle ühe või teise tehnoloogia jupi teen, kuigi seal on tegelikult väga tihti ka väga-väga head tehnilised sessioonid kõrval. See põhikonverentsi suund räägib return of investment'ist ja sellest, et kuidas mingite eesmärkideni välja jõuda. Selline praktilisem majanduslik pool. Ja ma saan aru, et sa enamasti tegelikult ei kuula neid ettekandeid nii palju, vaid sa valid endale spetsiifilised ettekanded ja siis teed hästi palju suhtlemise osa. Et just. Olen ma sellest õigesti aru saanud? Jaa, absoluutselt. Sest ettekanne on alati selline Harju keskmisele mõeldud selle konkreetse vaatejaskonna moodi. Ja loomulikult, kui minna, mida nüüd Euroopas on kahjuks vähe, välja arvatud Microsofti maailm. Microsofti maailmas see toimub hästi. Aga muus maailmas on hämmastavalt vähe Euroopas. Mujal maailmas, Ameerikas eriti, on siis väga tugevad asjad, on need suured user-gruppide üritused. Mis ongi see võib-olla midagi sarnast, mida me üritasime siin Tallinnas teha, see kasutajalt kasutajale tüüpi asi. Seal on väga tihti ongi konkreetse tehnoloogia või konkreetse tootja toodete ümber nende kasutajaskonnas siis tekkinud grupp, kes teevad mingi ürituse, kus siis räägitakse hästi sügavalt neid võimalusi, tulevikuplaani teemasid läbi. Ja see ei puuduta ainult andmestikku, see on ka väljaspool väga niimoodi.
Euroopas selle asemel ongi rohkem need üldised tootetutvustused. Ehk siis ettevõte ise tuleb ja ütleb, et vot, mul on nüüd sihuke toode ja see on see, kuidas me arvame, et seda asja võiks kasutada. Mis valdavalt on huvitav, aga umbes sama sisu saab tegelikult kätte korralikult selle materjali läbi lugedes, mida selle toote kohta räägib. Ja seal on see lisaväärtus tulebki need kuluaarijutud ehk siis tore esinemine ja nüüd räägime nendest detailidest, mis seal keskmisele inimesele võib-olla, kes kuulab, liiga palju huvi ei paku, aga mis veab seda teemat üles. Ja alati on hea vaadata, et kui see üldesinemine läheb selliseks väga toote spetsifikatsiooni üleslugemiseks, et siis õnneks alati võimalik küsida küsimusi. Ja kindlasti see on võib-olla üks kõige olulisemaid osi üldse nendel konverentsidel. Ehk väga palju lihtsam on minna kellelgi juurde pärast käises sikutama ja midagi täpselt üle küsima, kui juba selle põhijutu käigus on need pidepunktid paika pandud. Et sa oled ise nii-öelda neid küsimusi juba küsinud ja selle põhjal siis suunanud nagu selleni, et kuhu võib-olla see vestlus pärast võiks ka minna, eks ole? Täpselt nii. See on huvitav, et sa ütlesid, et neid kasutajagrupi põhiseid konverentse väga ei ole, et ja ma tean, et Tallinnas toimub see Cloud Technology Town Hall, mis ongi see Microsofti oma, nagu sa ütlesid, et nemad justkui ongi selline, nii palju kui me Lauriga eelmine aasta seal esinesime, et siis oli näha, et seal on palju, kes käivadki ürituselt üritusele erinevates riikides oma väga spetsiifilisi esitlusi tegemas, et tegelikult see on huvitav maailm, sest mulle endale kõrvaltvaatajana tundub, et nagu veider, et miks niimoodi tehakse, aga tegelikult see ökosüsteem seal on väga suur ja loomulikult see ongi mõistlik, et paljud inimesed tahavadki kuskile tootesse sügavamalt minna. Võib-olla siin kohal on see, et Eesti turg on tihtipeale üpris väike, ma ei tea, et kas sellepärast neid kasutajagrupi nii-öelda üritusi? See on jälle Euroopa ja Ameerika kasutajagrupi ürituste väga suur vahe on see, et Ameerikas tootjad toetavad kasutajagrupi ürituste toimimist. Euroopas minu vähemalt arusaama järgi tootjad korraldavad neid üritusi üsna suures osas ja sealt tuleb selline kerge sisuvahe ka või see fookuse vahe. Ameerikas on need kasutajagrupid on juba piisavalt suured, et võtad seal mingisuguse ma ei tea, kas või Bostoni Snowflake'i kasutajagrupi hulga ja neid on seal tuhandeid. Ja kui nendest 100 inimest kohale tuleb, siis sellest on väga hea üritus. Võtad Eestis, siis meil on neid heal juhul 10. Ja sellest saab sellise mõnusa tee joomise ürituse, mis oleks ka muidugi äge, mida korraldada. Et võib-olla peaks seda suunda ka siin suure ürituse vahel korra ette võtma, aga eks see tahab ka sellist gruppi ja kuuluvustunnet kõigepealt ehitamise vajadust täita. Nüüd Euroopa puhul jah, väga tihti paistab sealt välja, et ongi mingi regionaalne, nagu me kõik teame, siis nende tootjate sisemine ülesehitus on äärmiselt hierarhiline, ehk siis keegi kuulub mingisuguse riigi juurde, mis on mingi regiooni osa, mis on siis mingi suurema regiooni osa, mis siis omakorda on seal tavaliselt kas EMEA või mingi selline moodustis. Ja kuna kogu turundus liigub niimoodi hierarhiliselt ülevalt allapoole, siis kui see üritus on piisavalt suur, mida korraldatakse, siis tavaliselt on nõksa kõrgemal kui ühe riigi koht ja siis seal korralduse tasemel juba vaadatakse, et me saame nendest teemadest rääkida siin ja siin ja siin ja siin. Ja sealt siis need nähtused tulevad, et sa oled nagu teise riiki, sarnasele üritusele ja vaatad, oi, siin on täpselt samad inimesed, räägivad täpselt samad juttu. Kasulikum kindlasti oleks minna erinevate tootjate üritustele, mis räägitakse samadest teemadest, et seal kindlasti see sisuvalik on parem. Neid kommentaarina lihtsalt, et Eestis on toimunud selline asi nagu BGconf,
mis on siis Postgre konverents ja minu arust midagi toimub suhteliselt regulaarselt ja siis on neid on veel PyData on üks ürituste sari ja siis nagu täiesti mitte seotult on näiteks mingi Amazon Resellers konverents ja noh, see tundub nagu niisugune user grupi asi, et ilmselt selliseid asju on. Postgrega ma olen nõus. Jah, Postgre on natuke ka jah erand siin maailmas. Amazoni, ma ei tea, kas see on ikkagi Amazoni enda korraldatud või ongi siin koha peal mingi grupp, kes need korraldab. Ja siis kindlasti on palju neid tavapäraseid multilevel marketing üritusi ka. Aga noh, seal user grupi korraldamine ongi osa sellest turundusest. Ma arvan, et ei jääks muljet, et ma nüüd üritan nagu Eestit ära kasti panna sellel teemal. See ei ole Eesti spetsiifiline, täpselt sama lugu on kõik siin ümber. Soome, Rootsi, isegi Rootsis ma ei ole näinud ühtegi sihukest hästi tugevalt just kasutajate loodud üritust. Et ja kunagi Eestis oli ka Linuxi usagrupp, mis vist isegi töötas päris hästi, ma ei tea, mis sellest siiamaani saanud on, ei ole nendega kokku puutunud. Postgrega ma olen nõus, seal on see community nagu toimib päris hästi. Aga samal ajal Postgre, ütleme kogu see SQL-i teema, seal muidugi räägitakse aina rohkem ja rohkem juba andmeanalüütikast, AI-st ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, see tuleb igale poole sisse. Samal ajal selliseid puhtakujulisi AI teemasid või ütleme andmeteemasid ikkagi veavad siinkandis ürituste mõttes selgelt, kas siis tootjad või siis nende edasimüüjad. Aga ma korra vahetan teemat, et sa käid päris palju ringi ja sa kohtud päris paljude inimestega, et kas sa pead mingit personaalset kataloogi siis ka, et kellega, kus, millest sa rääkisid või kuidas sa sellesse suhtud? Võib-olla peaks, ma siiamaani veel usaldan oma mälu valdavalt. Et ikkagi teravamad teemad jäävad meelde ja huvitavamad isiksed jäävad ka meelde, et niiviisi eraldi kataloogi väga ei pea, aga samal ajal jah, kui tuleb mõte, et tahaks nüüd sellest teemast kellegagi rääkida, et siis tavaliselt tuleb sealt LinkedIni kaudu otsimisest, see oli see inimene, kellega ma sellest eelmine kord rääkisin. Siis see LinkedIn ongi võib-olla minu jaoks see kataloog. Noh, kui sa oled LinkedIni kaudu suhelnud ka, siis suhtlusajalugu tuleb ka sealt välja. Kusjuures see juhtus umbes 2 aastat tagasi, kus see nimekaardi vahetus. Enne seda kuskil 3-4 aastat tagasi ikkagi kõik üritused olid see, et sa võtsid taskus lennukalt oma nimekaardi, andsid nimekaardi, said tagasi nimekaardi, siis panid selle kuhugi, kandsid sisse. Ma ise hakkasin muidugi väga ammu juba LinkedIni sisse toksima, sest see on lihtsalt nii palju mugavam. Aga kuskil 2 aastat tagasi juhtus see, kus siis nimekaardi väljatõmbamise asemel tuli see, siin on minu QR kood. Ma olin seda siiamaani nii hästi omandanud kui korralikud konverentsi käijad, et ma kindlasti ei pea ennast mingiks guruks või suuresindajaks sellel teemal. Ma olen näinud inimesi, kes lihtsalt võtavad telefoni välja ühe näpuliigutusega on neil lukk maas ja QR kood väljas. See on nagu super saavutus. Aga samal ajal see võrk on läinud ikkagi realistlikult LinkedIn igal pool maailmas, nii palju kui ma olen ringi käinud. Ja tänu sellele ka see pärast ürituse follow-up on sisuliselt kõik sinna läinud. On sul mingid erksamad mälestused ka või nagu, kes on nagu mingid kõige olulisemad tegelased, kes siis sulle niimoodi meelde tulevad praegu, kui sa mõtled, et see on selle LinkedIni peale suuresti üle läinud. Ma ei tea, kas sa pead LinkedIni taustal lahti võtma, aga vast mitte. Jah, ei, ma praegu ei võta. Ma arvan, et kõige sellisem huvitavam, see oli päris mitu aastat tagasi, 4-5 aastat tagasi, see oli veel sel ajal, kui valdav osa inimesi veel vahetasid ärikaarte, aga ma sain
kokku Rootsis, Stockholmis, seal on see palju kiidetud ja kuulus dataüritus, mis nüüd on siis kevadeti, kunagi oli ta minu meelest sügisel. Kus ma sain siis kokku sisuliselt Snowflake'i asepresidendiga, kes oli just läinud ja me saime kuidagi hea soone peale, me hakkasime rääkima sellest, kuidas turumajandust ehk siis seda andmemüüki, andmeostu võiks saada paremini tööle ja kuidas see haagiks väga hästi kogu selle open data teemaga. Ja ma arvan, et mul peaaegu õnnestus isegi saada mingi kontakt, kuna tollal ma tegutsesin veel ka riigi suunas natukene, et mul õnnestus saada, et saaks Snowflake ja riigi vahel võib-olla midagi toimuma, et siis riik saaks hakata oma andmeid sealt laiemalt pakkuma. Aga noh, sellest midagi välja ei tulnud, sest kui ma seda kõike hakkasin pärast riigile rääkima, õigesti mäletan see Riiale, siis seal vaadati mind nagu natukene imelikult kui inimest, mis mõttes sa tahad mingit andmeäri siin üles panema või. Aga see tase, kuna see hetkel kogu teema oli isegi Snowflake'i jaoks ikkagi suhteliselt uus ja seda just hakati välja tooma, otsiti neid turunišše ja võimalusi, kuidas see majandus peaks käima, siis see võimalus oli kindlasti äge midagi suurt seal ära teha. See oli võib-olla selline kõige lennukam koht. Ja Ühendriikides käies on päris lõbus täiesti suvalistel üritustel oma õppejõududega kokku põrgata. Ma õppisin siis Massachusettsi tehnoloogiakõigulis natuke väikse jupi mikrokraadi mõttes. Ja siis on alati hea, et sa lähed juurde ja siis läheb selline süvatehnoloogiline teema kohe ette, et me seal rääkisime teemast ja sina rääkisid siin nüüd, et natukene teistmoodi, et vahepeal on tõesti asjad edasi arenenud ja siis sellist just lahendusele orienteeritud või juurutamise käiku kajastavat teadmist on niimoodi suurepärane juurde saada. Ehk siis see on võib-olla üks asi, mis tulebki reaalselt kahest allikast. Üks on see, et sa lähed ja proovid, mis on alati parem ja huvitavam, aga võtab meeletult aega. Ja teine on siis see, et sa räägid inimesega, kes seda teinud ja tema siis ütleb, vot ma tegin seda, see ei töötanud. Ja sellel tasemel just seda kuluaari juttu võib-olla saab kõige väärtuslikumaks infopagasiks pidada üldse. Nii, aga ma korra enne lubasin ka, et ma räägin nendest muudest teemadest, et meil on siin muudest jaotust, et meil on siin 2 jaotust juba korra tulnud, et on need kasutajagruppide üritused ja tootjate üritused. Üks väga huvitav asi või üks väga huvitav tüüp, mis minu meelest eksisteerib ainult Euroopas ja just eelkõige Lääne-Euroopas, on selline riigi taustaga tehnoloogiaüritused. Siin detsembris on tulemas Brüsselis üks jälle väga huvitava taustaga nähtus nimega SME tehnoloogiasümpoosium, mis ongi siis mõeldud veidi suuremas skaalas väikestele ja keskmistele ettevõtetele Euroopas. Me tüüpiliselt räägime siis seal kuskil 200 pealistest kuni mõne 1000 pealisteni väiksed ettevõtted, mida korraldab väga suures osas Euroopa Komisjon. See on hea küsimus, mida huvitavat sealt ometigi tulla võib peale sellise kantseliidi ja loosungite, et me teeme kõiki asju välja. Aga see sisu on tegelikult jumala huvitavalt kokku pandud, et seal on väga palju tehnoloogilist poolt, loomulikult seal on väga palju sellist seda klassikalist governance'i, et kuidas ikkagi kontrollida, kuidas jälgida, kuidas turvata ja kas midagi peaks tegema, kas ei peaks tegema. Mis on nende ürituste juures huvitav, on see, et seal on väga palju erasektorit kohal ja seal tõepoolest arutatakse nende teemadega. Ja kui nüüd Eestis vist ei ole veel väga palju ettevõtteid, kes muretsevad selle üle, et mis nende sisemiste protsesside mõju väljapoole on, siis nii Lääne-Euroopas kui ka Ühendriikides see on ikkagi väga suur teema. Et ühelt poolt on see, et kuidas mõjutab
andmete liikumine, andmete liigutamine, ettevõtte enda sisemist turvalisust, ettevõtte enda riskitaset. Aga teiselt poolt ka väga palju seda, et kui palju head või halba üks ettevõte suudab läbi oma protsesside, läbi oma andmestiku väljapoole pakkuda. Okei, andmete jagamise mõttes siis. Andmete jagamise mõttes ka andmete kasutamise mõttes. Et kuni sinnamaani välja, et näiteks arutelud selle üle, kas mingi ettevõte võiks toetada mingit kohalikku kogukonda läbi selle, et ta näiteks jagab enda mingisugust toimimisinfot või enda keskkonnamõju infot või siis ka näiteks enda inimeste liikumise infot, mõjutades siis kohalikku seda transpordi planeerimist. Kõlab naljakana, aga tegelikult väga sellised huvitavad teemad ja mis seal taga on siis ikkagi konkreetsed lahendused, mida ehitatakse, konkreetsed tooted, mis tekivad. Aga okei, miks see huvitav, oled sa seda mõelnud, et miks see niimoodi on, et need riigiasutused või riigiettevõtted siis rohkem Euroopas seda toetavad või just Lääne-Euroopas, ma ei tea, kas seda Eestis on ka või? Lääne-Euroopas on hästi palju sellist kultuuri, et üritame reguleerida. Valdavalt me siin Eestis tunneme neid negatiivseid näiteid selle kultuuri kohta, et ülereguleerimine, liiga täppiminek. Sellel on tihti ka positiivsed näited, et tõesti lahendataksegi mingid konkreetset reaalset vajaduste teema. Ja kuna seda kultuuri on sees, siis isegi kui me ei räägi mingist riiklikust või nii-öelda avalikust regulatsioonist, siis üsna suur rõhk on eneseregulatsioonile ja enda tegevuse mõju hindamisele. See on vähemalt mu enda kogemuse järgi pigem selline väga Lääne-Euroopa teema. Et jah, ilmselt see ongi, tulenebki ärikultuurist rohkem ja võib-olla ka sellest taustast. Ja seesama, et see ei ole nüüd ainult mingi Brüsseli üritused, kus on, et täpselt sama asju räägitakse vahel ka Londonis, et kuidas peaks tegema nii või kuidas peaks tegema naa selleks, et minu mõju oleks parem minu kui organisatsiooni. Ja muidugi praegult AI teemadel on see kõik plahvatab kogu aeg niimoodi, et järjekordselt, kui mingi lugu välja tuleb, kuidas AI tegi seda või AI-ga tegi toda, ja siis küsitakse, et aga kus on regulatsioon, mis lubab või keelab seda teha ja siis tuleb jälle keegi, kes ütleb, et aga kui see regulatsioon tuleb, siis Euroopa läheb veel kaugemale. Ja Ühendriikides muidugi, Ühendriigid võib-olla natukene liikusid selle trendiga kaasa mõni aasta tagasi, aga praegult on see ikkagi väga palju pööranud sinna, et see vaba käsitlus, asjade tegemine niimoodi, et saavutada enda eesmärke, mitte kellegi teise eesmärke. Et see ongi, mis seda tehnoloogiat edasi viib. Aga ma arvan, et see segu on hea ja võib-olla selle koha pealt on Euroopas isegi huvitavam hetkel. Et jah, on kindlasti bürokraate, kes tahavad kõike kinni keerata ja maha tappa, aga on reaalset kommunikatsiooni ja arutelu, kuidas asju paremini teha, kuidas asju teha niimoodi, et need head mõjud oleks võimendatud ja halvad mõjud oleks siis tagasihoid. Ja, ma olen väga nõus, ma arvan ka, et tegelikult ju see, et piiranguid seada, see muidugi on nagu tüütu, aga samas tihtipeale ka võimendab see inimeste loovust, et kui sul on nagu kõik võimalik, umbes nagu Ühendriikides enam-vähem on, muidugi seal on ka omad regulatsioonid, et siis seal võib-olla jäädakse rohkem kinni mingitesse asjadesse, et samamoodi ju tegelikult, kui need erinevad Hiina tehisaru rakendused tulid, mis on palju väiksema võimsusega kiipidel suudavad sarnast tulemust teha, et see on samamoodi puhtalt see, et on mingisugused piirangud, Hiinas on muidugi tehnoloogilised piirangud ja Euroopas võib-olla regulatiivsed piirangud, et Ameerikas võib-olla see väljend ei ole niivõrd regulatsioon, mis seal toimib taustas, vaid Ameerikas on väga olulisel kohal on vastutus. Ehk siis milline risk mulle kaasneb sellega, mida ma teen. Ja näiteks kogu see Euroopa suur fookus isikuandmetel
eksisteerib väga tugevalt ka Ameerikas, aga Ameerikas ta ei eksisteeri mitte sellise nurga alt, et kuidas riik nüüd tagab, et inimese isikuandmed oleks kaitstud, vaid hoopis sellise nurga alt, et kuidas ettevõte tagab, et keegi ei saaks teda kohtusse kaevata selle eest, mis sellest ettevõttest kuidagi välja läks. Mis lõppkokkuvõttes on potato, aga ja noh, hea kindlasti inimesele, aga see lähenemise nurk on nagu selgelt erinev. Aga minu meelest see, mis sa oled rääkinud, et kui erinevad need konverentsid ja üritused erinevates regioonides on, see on nagu tohutult huvitav, sest ma ei ole mitte kunagi mõelnud seda, et okei, ma kujutaks ette, et USA ja Euroopa vahel mingisugused erinevused võivad olla, aga et niimoodi regioonide kaupa on sellised suuremad suunad, mis kusagil siis sellest ärikeskkonnast mõjutatuna võib-olla rolli mängib, et ma ei tea, kas sa nagu siit pealt näed, et kui me tuleme siia Eesti konteksti ja võib-olla ka, kuna me Lauriga oleme mõlemad andmeinimesed, eks ole, et ka selline andmeinimeste konteksti, et kas peaks nagu käima rohkem kusagil väljas ja kus võib-olla oleks nagu ütleme, ma ei tea, sa oled ettevõtte partner, on ju, ilmselgelt sa tegeled peadki palju selliseid tehnoloogilisi asju, tehnoloogilisi lahendusi pakkuma, aga kuidas võib-olla kui proovida mõelda nagu erinevatele rollidele, ma ei tea, kas sa näed sellist pilti ka, et ongi, et kui sa mõtled ühele andmeinsenerile või siis andmete juhile ja erinevatele sellistele andmeinimestele, et kus neil võib-olla puudujäägid on ja kus nad võiks ennast täiendada? Need tugevused, mis juurde tulevad, võtame selline klassikaline roll inglise keeles head of data, eesti keeles siis vist andmejuht või siis andmedirektor. Ma arvan, et kõigil oleks äärmiselt kasulik käia vähemalt mõne aasta tagant mõnel Ameerika üritusel, mis ei ole niivõrd selline klassikaline trade fair, kus siis näidatakse konkreetseid tooteid ja räägitakse, kuidas neid kasutada, vaid just üritusel, kus räägitakse sellest kasu saamise poole pealt, see monetization inglise keeles. Miks see hea on, et Eestis väga palju, eriti tehnoloogia inimesed ei kipu selle üle mõtlema. Et see kipub olema selline kellegi teise probleem või kellegi teise saavutus, et meil on mingisugused andmed, nendega saaks midagi teenida, saaks mingit väärtust võtta. Selle andmete väärtustamine ettevõttele läbi andmete ja andmetöötluse väärtuse loomine, seda räägitakse seal väga palju rohkem ja võib-olla väga palju huvitavamalt, kui seda tehakse Euroopas. Et seda ma kindlasti soovitaks. Iga aasta käia on tõepoolest suhteliselt kallis ettevõtmine, aga kui hästi planeerida pikemalt ette ja see kodutöö ära teha, siis selle return of investment'i saab seal kindlasti kätte. Kui me nüüd Euroopast räägime, siis kindlasti Saksa ja eriti Inglismaa suurematel üritustel on võimalik saada kontakte väga palju sügavamal tehnoloogias asuvate tootja spetsialistidega. Ehk parimal juhul siia kanti tulevad mõned pre-sales engineerid, heal juhul isegi võib-olla näiteks Nordicu tasemelt. Kui sa lähed Inglismaale või Saksamaale mõnele suurele andmeüritusele, siis sa ikkagi kohtud seal EMEA tasemel sellise tehnilise tuumikuga tüüpiliselt. Mis tähendab seda, et jälle, kui see kontakt on olemas ja sul kunagi on vaja pöörduda ja lahendada mingisugust tehnilist probleemi ja sa oled esimesest tasemest läbi närinud ja sa aru saad, et teine tase ei saa isegi probleemi püstitusest aru, see on see koht, kus see kontakt kohutavalt hästi tagasi toob. See on hea point, jah. Ja ka regulatsioonide osas, et ma arvan, et selle asemel, et kuulata inimestelt, kes käivad mingitel konverentsidel, kes ise ei ole tihti eriti tehnilised, selle üle, mida näiteks Euroopas arutletakse andmete regulatsiooni mõttes, selle asemel oleks mõtteks sinna kohale minna ja konkreetselt rääkida.
et kellel vähekegi rahvusvahelisem ettevõte on ja andmete üle piiride liigutamine on teemaks, eriti Euroopa sees, siis need käsitlused kindlasti on kasulikumad väljaspool. Väga hea ja võib-olla lõpetuseks, kuna sa oled ka Tallinn Data Weeki aidanud organiseerida, on sul mõtteid, et mida siin Eesti suunal konverentside ja üritustega, kus sa tahaksid näha, et see liigub? Ma arvan, et Eesti suunas, no nüüd see Tallinn Data Week tuli, loodetavasti jääb, loodetavasti jätkame. Me juba enne, kui me sinna jõudsime, rääkisime läbi, et kogu see andmekorralduse ja data governance'i pool tahaks tugevdamist, et kindlasti sinna me peaks ka juurde ette võtma. Tegelikult Soome konverentsil lihtsalt võtsid inimesed kätte ja surkisin, et äkki keegi on nõus selle teemal aitama ja praktiliselt kõik olid nõus, nii et vaatame aasta alguses, kuidas läheb. Siia vahele, kuigi on mõned ettevõtted, kes teevad väga head sellist meetupi tüüpi üritusi, neid võib-olla võiks olla natuke laiemalt, natukene rohkem. Ja kuna küll väljaspool Eestit, aga minu selline põhifookus on väikestel ja keskmistel ettevõtetel, siis ma julgeks väita, et nendel on praegult Eestis välja arvatud selline puhas tuim müük, et osta minu lahendus ära. Nendel on seda sisupakkumist võimalikult vähe kahjuks, et sinna peaks üritama midagi rohkem pakkuda kui kord aastas. Et kindlasti sellist kokkuviimist, et see user-grupp on selline väga hea meetod, kuidas seda teha, aga user-grupp tavaliselt siis koondub ühe mingi toote või tootja ümber. Eestis meil on jälle välja arvatud Microsoft, meil ei ole väga kombeks millegagi koondada. Võib-olla Databricksi user-grupp oleks selline teema, aga see on ka suhteliselt levinud. Et tegelikult võiks teha väiksematele seltskondadele, väiksematele ettevõtetele ka sellist veidi lihtsamat tehnilist sissejuhatust ja kogemuste jagamist. Selge. Suur aitäh sulle, Martin, põnevate mõtete jagamise eest. Kes tahab täpsemalt sinuga nendel teemadel või tehnoloogia teemadel arutada, et siis saab sind LinkedInis lisada sinu kataloogi ennast. Võrgustikku. ja jagame pärast ka siis neid viiteid, mis sa ütlesid, et kust leida põnevaid konverents, et suur aitäh, Martin, ja jõudu sulle. Suur tänu.